Nüüd me liigume, head kaasamõtlejad, osalised, päeva viimase paneeldiskussiooni juurde. Ja kui ma enne ütlesin, kordan ennast uuesti, et päevajuht ei saa olla subjektiivne, aga see viimane teema mulle on endale ka hästi hingelähedane selle sama tõttu, millest ma teile hommikul rääkisin, et mina selles majas tegelen hariduse ja tööjõu temaatikaga, õigemini siis selle siin majas nii-öelda struktureerimisega, süsteemsemaks tegemisega. Ja Riina, kes asub vedama meie päeva viimast paneeli, on võtnud endale väga ägeda teema. Sa räägid sellest ise täpsemalt ja tutvustad oma paneliste. Olles pea kõikide nende panelistidega tööalaselt või muul viisil kokku puutunud, siis sa oled saanud võimsa tandemi naisi siia meie ette tulema. Ja me räägime sellest, aga miks ma sellest nüüd ise räägin? Riina, tule räägi, millest me räägime. Reet, sul on käsi. Mul on käsi selles mõttes, et veel enne viimast paneeli tahaks veel kord ette võtta kõik need 3 töötoa juhti ja teha neile üks suur tänu ja aplaus. Just ma. Nii. Suur tänu. Jah. Aitäh. Nii, Riina, aga nüüd on lava sinu ja naisteväe päralt. Aitäh. Hoogu naisettevõtlusele, sellest me jõuame kohe natukene rääkida, aga kõige rohkem mind kõnetas, see on päris huvitav, ei ole juhuslikke asju. Ma rääkisin Kariniga ja Karinilt tuli selline lause, mis sai meie tänase paneeli töö pealkirjaks, ehk tööl võiks olla ka suurem tähendus. Ja kui ma vaatasin, siis 5 aastat tagasi ma koostasin ENA 25 raamatut ja sirvisin seda raamatut ja mõtlesin, vau, ma olen 5 aastat tagasi pannud ühele artiklile peaks, tööl võiks olla, elul võiks olla ka suurem tähendus. Nii et ei ole olemas juhuseid, nii on. Et nii tööl kui elul võiks olla ka suurem tähendus ja ma palun siia toolide peale meie armsaid paneliste, keda ma teile kohe tutvustan, aga nii kaua, kui nad siin kohad sisse võtavad, siis ma ütlen, et meil on siin selline seltskond nagu märksõnad on karjääripöörajad ja tähenduse otsijad ja alustavad ettevõtjad ja üleüldse väga ägedad naised, sest ma ei ava neid sisuliselt, ma avan neid praegu formaalselt, sest ma arvan, et sisuliselt nad avavad ennast ise. Aga mina olen Riina Piigli, mis õigusega ma siin räägin, nagu ma enne siin seista sain ees, ma olen ettevõtja sellest ajast saadik peaaegu, kui see Eesti Vabariigis võimalik oli. Jah, mind lükkasid sinna mehed, keegi kutsus, ma olin spetsialist hulgikaubandusfirmas ja keegi kutsus mind mööblitootmiskooperatiivi avama, kuna mul oli juhuslikult väljutuskanal ehk turunduskanal käepärast ja järgmised kutsusid mind autovärvifirmasse, sest ma juhuslikult oskasin saksa keelt ja see autovärvifirma oli Saksamaal, kelle maale toojaks me siis saime. Aasta oli siis 96, aga enne seda me juba tegelesime selle värvifirmaga ja me saime selle autovärvifirma maale toojaks niimoodi, et me olime just soomlastelt saanud ära ilge tünga, palun vabandust väljenduse eest. Nad lihtsalt tõmbasid meil vaiba alt ära, kui me olime teinud turu Eestis ja Lätis ja siis nad ütlesid, et me teeme nüüd Tallinnasse lao, et te tegutsege seal Lõuna-Eestis edasi. Ja me siis vaatasime ringi, et kas on veel mõni värvifirma, maailma kuulus tippklass, kellel ei ole maaletoojat. Ja siis mu abikaasa ütles, kuule, ma olen näinud ühte purki, millel papagoi ripub seal purgi küljes. Helistasime tehasesse, see manager oli parasjagu Eesti poole tulemas, õigemini saime Riias kokku ja 2 kuu pärast oli meil kõik 15 värvisegamissüsteemi ära vahetatud selle BASF-i värvisegamissüsteemide vastu, nii et julge hundirind on rasvane. Aga minu lugu ilmselt kahvatub selle kõrval, mida ma kuulen teie käest. Ja ma tutvustan teile nüüd paneliste, keda ma küll tunnen, aga ma võtan spikri. Nii, mul on siin särav Angela, vaatab mulle otsa. Angela tegutseb kommunikatsiooni valdkonnas ja tema esimene firma Skriba saab järgmine kuu 1
aastaseks. Aga peale selle tal on selline äge blogi nagu Anxi diabeedijutud. Nii et 2 sellist suurt väljakutset on temal. Ja ta on meie Eena Tartu klubi liige. Merilin. Merilin on startupi kogukonna liige aastast 2016 ja tunneb seda valdkonda ilmselt läbi ja lõhki, liitunud sihtasutus Garage 48-ga ja nende aastate jooksul on ta väga palju panustanud kogukonna arendusse, korraldanud häkatone, iduettevõtete mentorlust, ühesõnaga kõike seda, mida on vaja alustavatel ettevõtjatel, nii et jälgige teda. Hoidke tema kontaktid silma ees, kui te olete idu või alustav ettevõtja, tal on kindlasti teile midagi head pakkuda. Tänaseks on ta siis leidnud tee Singularity, millel on eriline tähendus, sellel ettevõttel on eriline tähendus keskkonna hoidmise mõttes, see on täiesti uudne lähenemine, sellest ta räägib teile ise. Ma ei olnud sellisest asjast kuulnudki, võib-olla teie olete, aga te saate sellest teada. Nii, siin minu kõrval istub minu nimekaim Riina Odniko, kes on bio- ja toidukeemia insener, naturopaatika metoodik, mis iganes see naturopaatika tähendab, ma võin ainult ette kujutada, aga ta kindlasti räägib sellest lähemalt. Metoodik ja praktik, tal on oma ettevõtte Glowstar, aga ma tean, et ta tegeleb veel paljude muude asjadega ja on teinud erinevaid karjääripöördeid, nii et ma usun, et sinu karjääripööretest tahaksime me ka kuulata. Kadri istub meil seal keskel, Kadri Haljas on psühholoogia doktor, tervisetehnoloogia ettevõtte Triumphalt asutaja ja juht. See ettevõte tegeleb noorte vaimse tervise toe pakkumisega ja Kadri valiti meil Tartus see aasta parimaks nooreks ettevõtjaks. Nii, et me kuuleme seda täpselt, mis tööriistad need on ja kuidas me saame neid noori toetada järgmiste minutite jooksul. Ja Karin Madisson, meie Raske Kahurvägi advokaadibüüro Sorainen partner ja meie Eena ettevõtlusklubi liige. Kui keegi on olnud 26 aastat tänaseks või 27 aastat Soraineni partner, siis tundub uskumatu, et tal on veel aega millegi muuga tegeleda. Aga just nimelt ta sellega tegeleb alates kodumaa kaitsmisest ja lõpetades Lõuna-Eesti toitmisega. Sellest. Nii, aga nüüd ma palun, et umbes 3 minuti jooksul igaüks räägite lahti siis enda ettevõtte sisu ja enda tee sinna. Mitte väga masendavalt põhjalikult, sest sellesse me jõuame veel minna sügavamale, aga et millega te siis ikkagi päriselt tegelete. See, mis mina siin lugesin, see ei pruugi ju tõsi olla. Nii, et alustame Kadri sinust. Et alustame nende masendavate teemadega. Ma ei tea, te ei kuule mind vist vähemalt sest mikrofon. Oota. Ma võin ka kõva häält teha. Aga... Ja. Nii. Nüüd on kuulda paremini, ma loodan, ka seal kaameras äkki. Nii masendavate teemadega siis alustame laste vaimse tervisega, mis tegelikult on meil üsna õnnetusseisus, sest et meie selline ühiskondlikult me võib-olla ei ole nii palju tegelenud sellega, oleme natukene sõrmed ristis lootnud, et äkki läheb hästi ja äkki kohanevad lapsed oma muredega ja saavad ilusti hakkama ja nii edasi. Et tegelikult mina olen vaimse tervise valdkonnas olnud 15 aastat ja nüüd ma näen seda muutust, et me hakkame vaimsest tervisest rohkem rääkima. Ja kuigi ma olen nii pikalt olnud, teinud ka oma järeldoktori tegin ka ära, seda keegi ei arvesta muidugi, aga nii palju, kui on nagu võimalik seda haridust omandada selles valdkonnas, et seda ma olen teinud ja kliinilist tööd teinud ja alati tahtnud kuidagi oma tegemistega luua maksimaalset mõju tegelikult. Ja see on siis ka see põhjus, miks 6 aastat tagasi ma hakkasin siis ka oma iduettevõtet tegema, mis siiamaani ma ei tea, kas tohib enam öelda iduettevõtte, aga ma loodan, et tohib. Sest raskused on ikkagi nagu tõelised ja siis see on see essents selle iduettevõtluse juures. Ja me viime lasteni toe läbi mängukeskkonnad. Ma ei ole traditsioonilises mõttes enam kliiniline laste psühholoog, vaid kõik, mis minu ajus on olnud, ma olen pannud ühe lahenduse, mis on mänguline selle sisse ja teiste metoodikate
teiste metoodiliste väljaõpetega psühholoogid siis samamoodi niimoodi, et lapsed mängivad ühte mängu ja nad saavad õppida iseennast paremini tundma. Ja see on tegelikult see on väga äge teekond olnud, kui võtta seda tervise valdkonnas igasuguse innovatsiooni tegemiseks ja selleks, et üldse midagi kasutusele võetakse, siis see tsükkel kipub olema keskmiselt 17 aastat. Ma olen 6 aastat teinud, ma tean, et mul on veel nagu väga pikalt minna enne, kui see läbimurre tuleb, et rahvusvaheliselt on meie lahendus kasutusel. Eestis ka erinevates keeltest hästi tasuta saab proovida ka Triumphirolist alla tõmmata ja kui lapsed on vanuserühmas 7–12, siis võib proovida. Aga jah, minu eesmärk ja ainukene asi, mida ma ettevõtte juhina ja selles valdkonnas startup maailmas nagu teha oskan, ongi see vaimne tervis ja seetõttu mul eriliselt hea meel selle esimese paneeli üle, mis oli nii tõeline ja käia erinevatel konverentsidel, siis midagi sellist tegelikult mina kuulsin esimest korda, see on nagu läbi aegade kõige lemmikum paneel üldse, mida ma kuulnud olen, nii et väga super kihvt. Aitäh. Karin, sinu teekond. Ma ei tea, kes ütlesid, et siukseid, kas mind ei väga kuulda või? Mul on küll punane siin. Peab vist roheline olema, jah. Et ma ei tea täpselt, mida sa tahad, et ma räägin. No räägi, millega sa oma päeva sisustad ja nädalat ja mõtteid. Mis su Okei, no võt, nüüd panid juba palju konkreetsemaks. Minu elu on selline, et ma olen seda defineerinud tänaseks 6 sambal. Ja ma ignoreerin täiesti su seda suunda, et sa ütled, et ma pean rääkima ettevõtlusest. Minu arvates ettevõtlus baseerub sellele, et sa oled ise enda jaoks läbi mõelnud, kes sa oled ja kuidas sa oma elu nagu elad. Ja minul on sellised sambad. Mul on esimene sammas on siis mina ise ja minu hobid. Siis on teine sammas on minu pere ja minu lähedased, kindlasti minu vanemad, minu mehe vanemad, õed, vennad. Siis 3. on panus ühiskonda. Täna ma olen olnud nii Gustav Adolfi kooli vanemate kogu hoolekogu liige ja täna ka väikese Virtsu kooli hoolekogu liige. Siis ma olen ENA ettevõtlusklubis, siis ma juhin Virtsu vilistlaste MTÜ-d, olen advokatuuri ja äriõiguskomisjoni liige ja päris pikalt selle juht olnud. Ja siis sellest aastast olen ma siis Kaitseliidu liige ja läbisin just oma sõduri baaskursuse ja andsin nädalavahetusel vande Eesti eest surmani. Ja siis 4. sammas on minu jaoks minu töö ja elu siis advokaadina ja sellega seotud panus ühiskonda. 5. sammas on Ööbikur villa ja meie pereettevõte siis Võrumaal, kus on väike restoran ja hotell ja 6. on finantsiline stabiilsus. Selleks ma pean oma bilanssi aastast 2007 hakkasin pidama, kus mul on rahavoogude aruanne, enda isiklik bilanss ja enda isiklikud eesmärgid, mis ajast ma pean olema finantsiliselt sõltumatu ja iseseisev ja see on täna käes. Vau. Aitäh, mulle tundub, et siit on juba hoog antud. Ja miks ma sellest räägin, on see, et tegelikult minu jaoks olid need pöördelised punktid kõik läbi mõelda ja finantsiline stabiilsus naiste jaoks, ma arvan, et on üks kõige olulisemaid asju selleks, et sa saaksid olla sina ise. Just, aitäh, Karin, aitäh. Lähme sealt edasi siis Merilin. Ja pärast selliseid saavutusi on päris huvitav jätkata. Nagu sa ütlesid, siis mina olen alates 2016. aastast olnud tegev Eesti iduettevõtteid toetavate organisatsioonide sektoris. Ma alustasin kunagi häkatonide tegemisega, ehk siis kõige algusest, kus iga ettevõtja mõtleb mingi mõtte peale ja üritab selle siis teoks teha. Ja aeg viis mind ka kogu seda organisatsioonide ja iduettevõtete sektorit siis promoma läbi Startup Estonia. Ma töötasin välja ja promosin ja põhimõtteliselt tõin Eestisse teisi iduettevõtjaid mujalt maailmast läbi Startup Visa.
ja seejärel lõpuks jõudsin ka päriselt iduettevõtetesse, et tänaseks ma olen 1,5 aastat töötanud Single Earthis, ma olin seal 9. töötaja, tänaseks on meid 55. Eelmine aasta oli väga suur kasvuaasta, see aasta iduettevõtetele võib-olla nii suur kasvuaasta pole ja niisuguseid pöördeid ja igasuguseid huvitavaid asju, mis on nurga taga, on iga päev iduettevõtluses. Single Earth on siis üpris ambitsioonikas ettevõte. Me üritame teha ühte väga lihtsat asja, me üritame maailma päästa. Niisugune kerge eesmärk. Ja me proovime seda praegu teha läbi selle, et me üritame päästa metsasid, mis aitavad süsinikku siduda, mille eesmärk on ka kaitsta liigirikkust, sest et me kõik saame aru, et inimene ei ole loodusest eraldiseisev, vaid me oleme päriselt selle looduse osa ja kui me selle kõik ära hävitame, siis me kahjuks hävineme ka ise. Me üritame seda teha tehnoloogiaga, me viime kokku metsaomanikud ja organisatsioonid või inimesed, investorid, kes tahavad metsade säilitamisse investeerida. Me kasutame selleks krüptot, mis võib tunduda hirmus, aga tegelikult see on väga hea tehnoloogia, mille abil on võimalik jõuda väga paljude inimesteni, väga paljude riikideni, kuhu tavarahaga nii-öelda ei pruugi jõuda. Ja jah, ma arvan, et esialgu võib-olla sellest infost piisab, et vaatame, kuhu me selle vestlusega siis edasi jõuame. Aitäh, kindlasti üksikasju tahaksid saalis olijad ja meie ka kõik rohkem teada, aga vaatame kuhu me sellega edasi jõuame. Aitäh sulle. Lähme edasi siis Angela. Jaa, see on see klassikaline suu. On kuulda, jah? Lähen lähemale. Jaa, mul on siis ettevõte, mis saab kohe 1-aastaseks. See on 25, nii et ma arvan, et ma saan seda hakata iga aasta endale ütlema, et see on kõige suurem ja kõige parem sünnipäevakink, mida ma iial olen saanud ja mida ma ise olen endale kinkinud. See on toonud hästi palju vabadust, teha täpselt seda, mida ma tahan, kuna ma tahan ja ka selles võtmes, et tegelikult ma olen praegu ka palgatöötaja, aga tänu sellele, et mul on oma ettevõte, ma saan julgelt minna oma töökohta, rääkida südamelt, mida ma tahan teha, mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi, sest ma tean, et ma ei pea seal olema ja tegelikult see töö, mida ma praegu teen ettevõttes, et kuigi mul on oma väike agentuur, ehk siis turunduskommunikatsiooniagentuur ja ma töötan ka kommunikatsioonispetsialistina, siis need asjad, mida ma enda töökohas saan praegu teha oma väikses agentuuris, ma praegu üksi ei saaks mitte iialgi teha. Aga seal palgatööl, kuna see on suur organisatsioon, seal on tiim, rahastus ja nimi, tänu sellele on võimalusi tohutult palju, tuleb idee, teeme ära. Ja nagu enne Reina mainis, siis mul on enda diabeediblogi, mul on 2,5 aastat olnud esimest tüüpi diabeet ja siis oma blogis ja Instagramis ma räägin sellest, kuidas on elada diabeediga, jagan enda kogemusi, neid teadmisi, mis mul on ja üleüldiselt nagu kõik naised ikka, et teen nii palju asju, et ei jõua ilmselt üles lugedagi ja kohustusi on igast otsast tuleb peale, ehitan maja ka ja oma siin 25 aasta jooksul püüan kõiki neid asju teha, millest siin on täna juttu olnud ja kõikide nende lahedate asjadeni veel jõuda. Aitäh, Angela. Riina. Ma räägin enne Riinast ühe loo. Kui me olime ENA konverentsil laupäeval, siis seal räägiti seda, et list naisi, kes tahaksid tulla kuskile esinema televisiooni või sõna võtma või ennast näitama, et üldiselt on väiksem kui meestel, et sellepärast on mehi rohkem pildil. Kui ma helistasin Riinale ja palusin paneeli, siis ma teadsin, et tal oli kohutavalt kiire, ta oli ühe laivi lõpetanud, sellepärast ma teadsingi, et ta korraks on vaba ja pidi minema mingile muule postile. Ma helistasin, mul oli endal ka jube kiire. Helistasin, kas sa oled nõus, kuupäev on selline. Riina ütles, andke mulle mikrofon ja ma räägin.
nii et ka selliseid naisi on olemas. Palun. Riina, ma kõigepealt tänan sind, et sa mind minu metsade keskel linna vedasid ja veel nii toredale sellisele sündmusele. Ja teine asi, see on fantastiline peegeldus, mis sa praegu siin meid niimoodi tutvustades korda siis oled nagu saatnud. Et sa ütlesid, et sa oled 25. Saan kohe, jah. Ja, mina sain 52. Ja turukommunikatsioon on see asi, kus ma väga hea olin. Nii umbes 20. Issand, tead numbrites, ma ei ole see kõige tugevam. See vähemalt praegu oli meeles. Aga 3 minutit on aega, eks? Nii, aeg läks. Ja ma räägiks teile 3 lugu. Ühe pealkiri on Kirsid, teine on Rolf Jensen, siis on Millennium ja siis tuleb ka natukene diabeet jookseb sinna läbi. Ja Kirsi lugu on siis selline lugu. Ma arvan, et ma olin siis 6. Ma olin Ukrainas vanaema juures ja minu vanaema toona, no see oli siis aasta 76 umbes, et kui keegi arvutab. Siis tema korjas kirsse ja seal lähedal oli mitu tehast ja me käisime siis temaga koos neid kirsse müümas. Aga vanaema õpetas mind, kuidas saab kirsid niimoodi pulga otsa seada, tuli üks hästi ilus niukene kirsi kobar pulga otsas ja mina müütasin siis neid enda tehtud kirsikobaraid. Vanaema müüs oma kirsiämbrit rublaga või noh, ma ei tea, mis see hinnakiri oli, aga minu pulk maksis 15 kopikat. Saite aru hinna vahest, on ju, jah. Aga põhiline oli see, et kõik tulid ja ütlesid, küsisid, et kas see on sinu tehtud. Ma ütlesin, jaa, see on minu tehtud. No mis siis, et pooled pärast aitas mu vanaema teha. Aga ja siis kõik ostsid. Kirsi lugu jäi meelde. Siis tuli Rolf Jensen. Rolf Jensen on tegelikult Taani tulevikuuuringute instituudi üks õppejõududest. Ja ma arvan, et see oli aasta 97, mingi äri- või turunduskonverents Eestis ja kõik, mis oli välismaalt, oli nii tore ja uus ja meile siis selline avastamine. Ja tema rääkis ühe loo. Seda lugu ma praegu ei räägi, aga ma räägin selle loo lõppu, kui tema ütles, et ja tuleviku eriala on storyteller. Siis ma olin juba natuke teadlikum. Kirsi loost oli juba päris mitu aastat möödas. Ma mõtlesin, wow, vaat see on äge mõte. Ühel ilusal päeval, kui ma suureks saan, no mis siis, et ma olin 27 juba, ma hakkan storytelleriks. Ja siis tuli Millennium. Millenniumi paiku oli ju väga vahva ju igasuguseid loitse asju teha. Sa ütlesid, et igavaid lugusid ei tohi rääkida. Ma ei räägi. Jah, siuksed põnevad lood tuleb. Ja istusime ka siuksed 4 sõbrantsi 30-sed, no umbes nagu selline seltskond nagu see Seks ja linn või kus seal need 4 sõbrantsi olid enam-vähem. Oli ka mingi murranguline periood, kõikidel sattus sinna sellesse vahemikku. Ja minu soov, minu loits oli see, et ma palgatööle küll rohkem ei lähe ja täpselt see aasta juhtus nii, et ma lahkusin oma karjäärist sealt, kus iga turukommunikatsiooni inimene ütleks, et ja sa tulid sealt ära. Ja ma tulin sealt ära. Et Eesti üks juhtivamaid reklaamiagentuure ja ma arvan, et kõik Eesti top 5 ettevõtted toonaseks olid minu kliendid. Diabeet. Diabeet on ka mängus, aga mitte minu oma, vaid mingi hetk ma ikkagi läksin selle teemaga edasi, et tegelikult nüüd ma jõuan sinna algusesse, et ma tõesti olen hariduselt biokeemik ehk siis toidu ja biokeemik. See on esimene kõrgem. Ja teine tuleb siis psühholoogia valdkonnast ehk siis turukommunikatsiooni psühholoogia, pikem nimetus. Ja kui need asjad said nagu kokku pandud, siis mingi hetk juhtus juhuslikult nii, et mind kutsuti diabeedihaigete laste laagrisse. Ja see oli minu suur, see on aha-efekt, see oli selline valus aha-efekt. Et issand, kui palju neid lapsi on ja tegelikult neid saab ju aidata ja neid saab ka toetada. Ja mängu tuli siis selline märksõna nagu psühhosomaatika, millele ma toona andsin siis oma näpu ja seal ma täna siis olen. Ja ma lõpetan siis sellega, et sa tutvustasid seda imelikku sõna ehk siis naturopaatia. Ma võtsin selle kasutusele sellepärast, et kui pikalt lahti seletada, et loodusravi ja looduslahenduste kasutamise ütleme siis nii abil viia inimene adekvaatsesse õnnelikku olemisse. Seesama, mis köidaks võib-olla või võtaks kokku kõik see, mis teie tüdrukud rääkisite. See vaimne tervis, seesama, et ma olen happy, olen õnnelik siin ja praegu.
ma olen täpselt nii palju terve ja nii palju tegus ja nii palju rõõmus ja nii palju hakkaja või vastupidi, natukene depressiivne võib-olla, olengi veits väsinud sealt rabamisest ja võtangi aega maha, et ma olen täpselt nii õnnelik, nagu ma praegu tahan ja soovin olla. Ja sinna saab jõuda erinevate looduslahendustega, mida ma ka teen. Ja sealt ka ettevõtte nimetus, Glowstar. Aitäh. Kõik. Aitäh. Nii, nüüd teeksime ühe poolpöörde selle poole, mis sinna seina peal on kirjutatud. Ehk et palun, kas te kinnitate seda, et naised vajavad hoogu, et ettevõtlusega tegeleda? Ma tean, et ettevõtlusel ei ole sugu, ma tean, et mehed ja naised võivad ühtemoodi ettevõtlusmaastikul tegutseda, aga paraku nii palju, kui mina olen siin Enutis ja Eenas ja nendel konverentsidel kogenud, et no midagi on. Öelge palun, mis teie arvamus on? Kas naised vajavad hoogu, et julgeda alustada ettevõtlusega kas või palgatöö kõrvalt, kas või vaikselt? Kas nad vajavad eraldi julgustamist ja kes neid võiks julgustada? Alustame sealt otsast. Merilin. Ja, ma arvan, et lihtne vastus on jah, loomulikult, aga ma arvan, et üleüldse naistel on lihtsalt julgustust ja hoogu kõiges vaja igalt poolt saada. Minul on väga palju õnne olnud töötada väga ettevõtlike ja väga julgete ja tugevate naistega. Ma alustasin tegelikult oma karjääri 12 aastat tagasi filmifestivalidel. Eesti ühel suuremal suurimal filmifestivalil, mida juhib siis Tiina Lokk tänaseni. Imeline naisjuht ja sealt mu tee läks ka Tallinn Music Weeki, kus järjekordne väga tugev naisjuht, nii et ma peaks ütlema, et minu karjääris on mul naisjuhid põhimõtteliselt igas töökohas olnud. Ja täna samuti minu tegevjuht on Merit Valtsalu, lihtsalt väga jäärapäine, väga sihikindel. Ja nagu ka iduettevõtluses, see miks Eesti iduettevõtluskeskkond on nii edukas, meil on need eeskujud olnud. Skype'i näitel, Wise'i näitel, Bolt ja naistel on samamoodi vaja eeskujusid ja kindlasti on vaja neil toetajaid mitte ainult naiste seas, vaid ka meeste seas. Ehk siis tuge ja julgustust on meil kõigil vaja ja mitte ainult ettevõtluses, vaid ettevõtlikkuses. Et nii nagu ma arvan hetkel igal pool öeldakse, et inimeste võimustamine on väga oluline. See on selline esimene samm, mida me kõik saame teha enda ümber. Vahet pole, kas sa oled juht, spetsialist, näe inimesi enda ümber ja julgusta neid riske võtma. Ja kui keegi küsib, et kas ma peaks seda tegema, siis alati vastus, jah, tee, proovi, riski. Alati öeldakse, et mis siis juhtub, kui midagi läheb valesti, mina ütlen alati, aga mis siis juhtub, kui midagi läheb õigesti? Mis siis võib saada, et fokusseeri sellele. Just, mis saaks siis, kui hirmu ei oleks? Ja, Tiina tahab vastata sellele. Ma vist tahan isegi mitte vastata, vaid ma tooks veel ühe dimensiooni sisse. Palun. Teinekord on vaja mõnda hooguga pidurdada, eriti siis, kui vales suunas kihutatakse. Ja kuhu ma siis tahtsin oma selle vastusega välja jõuda, on see, et teinekord on tähtsam isegi aidata inimesel seada see fookus. Ehk aidata leida tal see enda tugevus. Ehk see sama koht, mis paneb silmad särama. Vaata, see teine küsimus oligi sul see, et natuke rohkem kui töö, mis natuke, kui see asi minu silmi särama ei pane ja südant laulma ei pane, ma ei tee seda. Riina on tuttav jah, selle minu lemmikfraasiga iga kord, kui ma Zoomi lõpetan, siis ma küsin, et kas teile ka muidu meeldis, et mina küll kaifisin täiega. Ja see ongi nii, et sa aitad inimesel võib-olla kas mentorina või hea sõbrannana või kolleegina või ükskõik kellena, sa aitad tal näha tema tugevust ja seal, kus sa saad selle tähekese särama panna. Vaat seal tuleb juba hoog iseenesest, vaat siis tuleb pidurdada, oota, vaatame riskid ka üle, õnne. Et see on see koht. Absoluutselt, sellepärast ongi naistele oluline see võrgustik, et me oleme üksteisele peeglid. Üks edutiimis osalenud, paljud ilmselt teavad, edutiim on selline väike naiste
nii-öelda üksteise mentordamise võrgustik, kus anti tagasisidet, et me ei vajagi alati partnerit, me võime võib-olla asju üksinda teha, aga me vajame peegeldust ja me vajame sellist neutraalset, positiivset tagasisidet või õigel ajal pidurdamist, täpselt nagu Riina ütles, me vajame peeglit. Ja Karin, mis sina sellest arvad? Sa näed, et ma olen nagu segaduses on ju oma pilguga. Tead, minul on niisugune nagu ikkagi ma tulen sinna juurde tagasi, et ettevõtlusel ei ole sugu. Minu arvates meil kasvavad peale põlvkonnad, kus hägustub see piir, et seal ei ole nii selgelt nagu selliseid nais ja mees nagu energiaid on ju. Et see piir on hästi nagu hägustuma läinud ja meestel on täpselt samasugused hirmud nagu on naistel ja samasugused probleemid ja samasugused küsimused, et ma kuidagi mind kõnetas natukene, ütleme, seostub selle teema. Mulle meeldib hästi see, et kui see jaoks on mingisugune arutelu või küsimus, mis siin nagu korra ehmatab või paneb mõtlema või paneb, siis ma võtan aja maha nagu üsna pikalt ja proovin seda nagu hästi läbi mõelda ja analüüsida, mis asi see oli ja miks see mind kõnetas, et mis toimub minu sees, mis toimub seal väljapool. Ja mul oli nüüd, kui ma olin siis oma sõdurisõpradega tähistamas, siis pidasid 2 meesterahvast kõne. Ja üks mees rääkis meeste enesetappudest ja sellest, kuidas meeste koos olemine ja niisugune kamraadlus on väga äge ja väga vajalik, et üksteist toetada. Minu arust see kehtib täpselt samamoodi naiste puhul. Et mitte me ei pea nagu, ütleme, upitama nüüd naisi kuskile, vaid see on lihtsalt naised ei ole nagu ei võta seda aega, et olla koos nagu need kamraadid on ja rääkida mingid teemad. Meil on pered, meil on kõik asjad ja siis me läheme kuidagi rohkem nagu pusasse nagu oma asjadega. Et me tegelikult peame seda mängimise aega nagu võtma on ja ühes koos ja mingeid teemasid põrgatama. Et ma arvan, et see nagu aitaks. Ja teine kõne, mis siis peeti seal oli üks meesterahvas, kes oli just sünnipäeva pidanud paar päeva tagasi, ütles, et ta oli umbes minuvanune meesterahvas ja ta ütles, et ta on 3 päeva teinud otsuseid ja käitunud nagu tunnete pinnalt. Ja ta on hästi ratsionaalne, ta on kogu aeg mõelnud peaga kõiki asju ja ta on 3 päeva elanud ainult tunnete pinnalt. Ja see oli nagu nii äge, et üks mees julgeb üldse midagi sellist öelda. Meeste seltskonnas sisuliselt täiesti. Et me ei saa öelda, et ühesõnaga, mis ma tahan öelda on see, et mehed on ka väga suures muutumises. Ja tihti tekib mingisugune nagu justkui mingi vastandumine. Minul on ka olnud mehed elus, kes on mind upitanud hästi palju, rohkem kui naised. Kätt südamele pannes. Ja mulle ei meeldi üldse kuidagi see vastandumine, sest ma arvan, et meil on kõigil üksteisest õudselt palju õppida ja üksteist hästi palju toetada. Mitte mingit vahet ei ole selle sool, aga mida me peaks tegema, on see, et me loome need samasugused võimalused ja kui me näeme, et seal ei ole seda tasakaalu, siis me tegelikult korra nagu mõtleme, et kas see tuleb sellest, et me ei suutnud võib-olla kaasata neid erinevaid huvigruppe või see on nende enda otsus. Tihti on see tegelikult see olnud, et see on mingi hirm, mis seal tagal taustal on. Me ei ole neid ise nagu kutsunud, on ju, et võib-olla jah, naised peavad rohkem olema, või naiste puhul peab rohkem tegema seda, et ütlema, et tule, sul on need KPI täidetud, on ju, sa tegelikult väärid paremat, mees tuleb, küsib seda ametitõusu, on ju, naine ei tule, kuigi aga et me peame ettevõtjatena nagu märkama seda, kui see naine ei tule. Seda ma arvan, et seal me peame upitama, aga mitte nagu kuidagi ühesõnaga, ma ei tea, kas sa said aru, mis ma tahtsin. See on täpselt see, mida ma ise ka mõtlen, et mitte upitama ja mitte upitama siis, kui ta pole seda väärt. Aga kui sa näed, et see jääb mingi enesekindluse või toetava võrgustiku taha, et siis ütle, et sa oled seda väärt, mine tee seda ära, sul on need väärtused olemas. Sest ma toon väikse tagasipõike, mina
oma äri alguses mul ei olnud, kui me vedasime oma äri käima, mul ei olnud sõbrannatamiseks absoluutselt aega. Meie kliendid olid mehed, äripartnerid olid mehed ja ainult 3 tütart olid need, kellega mul oli natukene aega koos aega veeta. Ja kui ma tulin Eenasse, siis ma avastasin naiste maailm ja see on nii äge. Ehk et nüüd ma tunnen, et see on täielikult kvaliteet seltskond, olgu see Eena või mingid teised naiste ringid. Et naised sellistes ringides tõstavad. Võib-olla kuskil mujal on teisiti, aga sellistes ringides, kus toimuvad intellektuaalsed vestlused, kus toimub emotsionaalsed vestlused ja kus päriselt räägitakse päris asjadest, need ikka tõstavad ja naistel on neid vaja, nii et aitäh sulle. Väikse vahepalana, et kuna need siin paar aastat on saanud väga palju teha laagreid ja naiste retriite, just nimelt naiste retriite, siis ma lihtsalt pean 100% kinnitama sinu sõnu. Naised tulevad laetuna, energilised, nagu oleks, mõni on öeldud, et issand, aga ma oleks nagu täiesti uue inimesena nüüd esmaspäeva minemas, et nii on. Nii on, need väestavad ja need tõesti upitavad teinekord rohkem kui 17, ma ei tea, motivatsiooni, afirmatsiooni, mida iganes sinna kokku. Ja see on aeg ise endale, mida võib-olla naised muidu ei võta. Aga Kadri, kuidas sina oled tundnud enda karjääri juures ja enda või oma isiklikus elus, et kuidas sina tunned, et sa oled ka väga palju saavutanud ja oled sellise firma eesotsas ja juhti? Mina üldiselt arvan ka ja usun seda, et ei olegi sugu ettevõtlusel ja tegelikult ma ei taha neid masendavaid asju ainult välja tuua, aga üks asi küll on, mis on nagu väga erinev sellele, et kas on naisasutaja just siis startup maailmas või iduettevõtluse sektoris, on see, et see on ikka häbiväärselt madal protsent, mis see kapital, mis investeeritakse naisettevõtjatesse, see peaks olema oluliselt suurem, on see 2% või 5%, mõni arvab, et on 5%, ma arvan, et tegelikult ikkagi sinna 2% juures rohkem, et see peab muutuma, et naiste see mõttelaad, nüüd ma ütlen jälle inglise keeles, kahjuks on selline under promise, over deliver. See, et sa tegelikult lubad vähem, aga sa teed rohkem ja see tegelikult mehed võivad sellisesse on eriliselt edukad ka selles iduettevõtluse maailmas, kus nad lubavad maad ja taevad kokku, naised teevad ära. Ja tegelikult, kui me kuulasime seda hommikupoolikul seda paneeli, millest kõigest tullakse läbi ja teadustöö ka ju näitab, et naised tegelikult ka kriitilisemates situatsioonides, kui raha on vähe, majandus on nagu ta on, et tegelikult see juhtimine tuleb naistel natukene paremini välja. Ja tegelikult peaks investeerima just nendesse rohkem naistesse ja see ongi nagu see, et see on see tõuge, mida on vaja. Et isegi kui me jääme vahel hätta, mina ise ka jään hätta nagu selles suhtes, et lubada need maad ja taevad kokku, ma tahan päriselt ju väärtust luua. Aga mängureeglid on ühised ja see mõttelaad peab ka ikkagi nagu ühtlustuma ja siis tõenäoliselt ka kasvab see, et võrdsustub see, et investeeringute vaatest, et seal ei oleks seda vahet, et kas on naisasutaja või on meesasutaja. Ja, aitäh. Kõik te olete kuulnud väljendit, et kui sul on hääl, siis kasuta seda. Angela, kuidas sinul sellega viimasel ajal läinud on, selle hääle kasutamisega? No nagu nähes, praegu läheb hästi. Aga on olnud raskusi, ausalt öeldes. Ma olin vahepeal Kagu-Eesti mentorprogrammis ja seal, kui oli hetk oma kodulehtedest rääkida, siis ma olin põhimõtteliselt ainuke mentii, kellel oli see olemas ja mul oli nutt kurku, et ma näitaks ja ütleks, vaadake, kirjutage kriba.ee, ise tegin. Aga ei saanud lõpuks öelda, et üks mentor veel vaikselt niimoodi näitas, et ütle ka midagi, aga lõpuks ma ei öeldki. Aga mis ma tahtsin lisada selle kohta, et kuidas peaks nagu toetama naisi ettevõtlusesse minemisse, et ma võin rääkida lühidalt enda loo, et neid komponente oli niivõrd palju tegelikult. Ma arvan, et esimest korda kõva häälega ütlesin välja ja julgesin ka mõelda, et ma tahan saada ettevõtteks, oli eelmise aasta aprillis esimest korda. Ja need asjad, mis sinna kokku langesid, esiteks oli see, et mu lämm on maru kõva ettevõtlik inimene ja pidevalt ütles, et Angela, sa võiksid ikka midagi teha ja tee ise ja hakka pihta. Ja teine asi see, et ma õppisin reklaamisuhte korraldust Tallinnas, ma tahan minna Võrumaal elama, et palju neid erialasid töökohti seal on ja esiteks, kas nad maksavad ka nagu hästi, on ju.
siis kolmas asi, meil oli ülikooli 3. kursusel oli äkki sihuke eriala nagu ettevõtlik kommunikatsioon või mis iganes see oli ja seal me tegime oma agentuuri kursakaaslastega läbi. Esimest korda mina konkreetselt mõtlesin selle peale, et nii, mis võiks olla nimi, panime paika mingid eelarved, hinnastamised, nagu päriselt puutusime kokku asjadega, millest ma polnud elus õrna aimugi. Ja lisaks siis muidugi mu väga toetav mees on ju ja kõik need asjad ja lisaks siis ka see lihtsus, mis on, mida saab ka riik ära teha, on ju. Ja kui ma lõpuks jõudsin selle tõdemusena, et selleks, et teha reklaami ja kommunikatsiooni või turunduskommunikatsiooni, mul on vaja ainult arvutit ja internetti ja elektrit, mis mul kõik on ilmselgelt olemas. Ehk kui midagi kui see käima ei lähe, ei juhtu mitte midagi. Ehk siis lihtsalt neid komponente hästi palju ja teine mõte, mis mul oli see, et mida konkreetselt me kõik saame teha ja mida peaks ka võib-olla koolides või mis iganes nagu ringkondades veel tegema, see, et rääkida rahast, sest et nagu kes me naistena ei teaks, et me kõik teeme mustmiljon asja, aga see mulle nii meeldib, ma ei taha nagu raha küsida, see on mul hobi, see toob mulle rõõmu. Jah, mulle ka tõi kirjutamine rõõmu ja tänu sellele enda blogile võib-olla ma jõudsingi ettevõtluseni, sest et oligi inimesed ütlesid, kuule, sa oskad hästi kirjutada, tule aita mul see teha, tule aita mul see teha, tule aita mul see teha. Et nagu päevas on 24 tundi, tahaks nagu 8 tundi magada ka ja süüa ja mehega olla ja sõpradega ja mis iganes kõik asjad ja tööl ka käia. Ehk siis kõik need nagu hobi baasil tegemised, et selle eest võib raha küsida ja see on okei, kui naised küsivad, sest et see on nüüd nagu see koht, kus mehed nagu julgevad minu arust minna ja öelda nii, tahan selle eest raha, see on nagu ma olen professionaal ja ma teen seda. Aga naised teevad väga palju õhinapõhiselt lihtsalt muude asjade kõrvalt ja sellepärast on ka võib-olla vähem aega endale ja kõik need muud asjad, et me julgeksime ise omavahel rääkida rahast ja et on okei küsida millegi eest raha, mida mulle meeldib teha. Sest me oleme harjunud olema nii tublid tüdrukud. Ja kui ma neid selle paneeli peale mõtlesin, siis tahes tahtmata see, mida ma tahan praegu küsida, haakub päeva esimese paneeliga. Ehk kirjeldage, kas teil on olnud olukordi, kui te tõesti tahate silmad kinni panna ja kõrvad kinni panna ja ennast maailmast ära isoleerida. Ja kui seda on olnud, siis kuidas te sellega hakkama saate? Riina. Kõigepealt, kas on olnud? Ma räägin sulle või ma räägin teile, tähendab loomulikult. Ma vastan teistmoodi. Ma tean, mida sa küsid, aga ma arvan, et sellest minu vastusest tuleb ka see vastus. Mul oli kunagi üks võimalus oponeerida ja rääkida noorinvestoritega, finantsmaailma inimestega ja mul oli nendega huvitav dialoog. Ja kui ma lõpuks siis rääkisin, millega mina tegelen täpsemalt, siis üks nipsakas noormees küsib, et ta sellega siis nagu teenib. Ma ütlesin, kuule, aga kas sina saad praegu päeva pealt tõusta püsti, panna oma asjad kokku, arvuti ja kõik muud gadgetid ja netiühendus jääb laua peale ja sa lähed pooleks aastaks Eestist minema. Lihtsalt niisama puhka aega veetma. Mis mõttes? Ma sõin otseses mõttes. Oletame, et täna oli kollaps, lihtsalt ei taha mitte kedagi mustas augus oled, ei taha kedagi näha, sa oled väsinud ja sa vajad aega endale. Aga poole aasta pärast sa tuled siia tagasi ja sul on järjekord ka veel ukse taga. Su assetid on vahepeal, vabandust ingliskeelse sõna eest, aga võib-olla teie aitate asset vara finantstaustöös, aga see finants, jah, absoluutselt. Et see on veel vahepeal ka kasvanud. Noormes oli kohmetu, küsib, et kuhu sa sihid oma jutuga, ma ütlesin, mina võin. Aga küsimus sellest, kas ma tahan. Ja kui ma olen seal kohas, et ma olen natukene nendest laagritest väsinud või inimeste nõustamisest väsinud või nendest naiste ringidest ka natukene väsinud, ma pakingi oma kohvri ja ma lihtsalt sõidan ära. Ja ongi kõik. Ja neid kohti juhtub ja see on normaalne, kui juhtub, sest et see on elu. Just. Siin siis on näha üks pikka aega tegutsenud ettevõtja võib endale seda lubada, mis on nagu ülitore, sellepärast et tegelikult isegi ma ei usu, et sa päris puhkasid, su mõte seal töötas. Ma tegin laive. No nii, saite aru. Aga sellegi poolest oli sul valik teha seda, kus tahad
ja teha seda, mida sa armastad. Aitäh sulle jagamast. Angela, kuidas sinuga on, kui on mõni must päev? Mind aitab kõige rohkem rääkimine, oma mehega rääkimine, sõpradega rääkimine, eenakatega rääkimine ja sest et päris palju tekibki seda, et hakkad ise lihtsalt mõtlema ketrad, kuskil ei saa pidama. Aga kui kellegi teisega räägid paratamatult, esiteks lasedki pausi vahele, et teine inimene saaks ka nagu midagi öelda. Aga siis see aitabki neid, teine inimene aitab neid olukordi peegeldada, et eriti kui on mingid rasked otsused vaja teha või tunnen, et kuskil nagu ei sobi või kipitab, et siis toon kõik need asjad välja ja siis need inimesed peegeldavad, võib-olla annavad ka oma arvamuse ja siis tavaliselt esiteks need otsused on endal lihtsam vastu võtta, sest et need ei ole ainult enda mingid välja mõeldud stsenaariumid ja lihtsalt hakkab kergem. Ma lihtsalt olen selline inimene, kui saan ära rääkida, hakkab alati kergem. Sul on hääl. Kadri, kuidas sinuga on kui spetsialist? Ma võib-olla võtan sellest sõnasabast kinni, et tegelikult nende probleemide ja ettevõtlus on ikkagi nagu väga, väga keeruline, et see ärevus ütlebki ju meile seda, et ma ei saa mingi probleemiga hakkama või siis mõned, kes on väga head eitamises, on ju, et probleemi ei olegi. Aktsepteerimine on ju see, et ma saan aru, et see saab olema raske seda lahendada ja enesekindlus siis see, et ma annan endast parima, et seda lahendada. Et ma lihtsalt tahtsin selle mõtete ketrumise juures nagu seda öelda, aga mis minu jaoks aitab, on see, et esiteks ma elan metsa sees. Hommikul paneelis oli see, et pead mingi möirahv peab tulema, et siis on nagu, see on nagu päris. Ma läksin prügi viima, mul oli põder seal prügikasti juures nagu reaalselt, saab Eestis ka seda kogemust, ma ütlen nagu väga huvitav kogemus. Et tegelikult see ja kui ma käin reisil, siis ma ei võta seadmeid kaasa, mitte ühtegi seadet. Ma käin paberkaardiga, ma lihtsalt selles mõttes, et väga raske on, sest kõik on äpipõhine, aga selles mõttes see annab natukene võimaluse välja lülitada, sellepärast, et iduettevõtluse sisselt on see, et keegi ei anna, sa pead jõuga võtma selle aja, et tegeleda iseendaga, sellepärast, et see ratas keerleb ainult kiiremini edasi ja siis tulebki leida üsna selliseid ekstreemseid võtteid, aga ka kodumaalt saab neid ekstreemseid asju kätte. Aitäh. Karin, sinust ma sain enne juba aru, et sina mõtled ja protsessid kõik peas läbi, aga on ka mõni teine nips sul, mis sinu puhul töötab? Tead, mul on ükskord olnud siuke läbipõlemise moment ja siis ma läksin oma elukaaslase juurde ja rääkisin talle, ütlesin talle, et nüüd on küll nagu täitsa ikka mitte midagi ei viitsi teha ja kuidagi üldse ei taha, mitte mingit motivatsiooni ei ole. Siis ta vaatas, ma ütlesin, sa oled kogu aeg nii tubli ju. Ja siis ma nagu ma ei mäleta, kuidas ma tookord sellest läbi tulin, aga 2016 ma tundsin ka, et mu jaoks on kuidagi nagu ei tunne rõõmu asjadest ja kuidagi nagu asjad hakkavad närvi käima, mis ei peaks nagu närvi käima või otsid nagu mingeid vigu ja niisugune kuidagi ei olnud nagu mina ise, et ei tundnud ennast hästi ja siis mul õnnestus niimoodi, et ma läksin töö juurde ja ütlesin, et ma võtan 6 kuud või 9 kuud puhkust. Ja nii juhtuski. Et ma ütlesin, ma ei tea, kaua see võtab aega, et ma jälle tunneksin ennast hästi, aga nii. Ja ma olen oma mõlema lapse juurest võtnud ka tegelikult aasta ja 3 kuud vabaks tuimalt öeldes, et ma lihtsalt ei tule, et tehke mis tahate ja kui tahate laske lahti, aga ma lihtsalt võtan selle aja. Aga siis tookord ma siis pool aastat olin kodus ja siis ma lasin endale tulla igasuguseid asju, mis iganes, nagu ma tegin 200 kilomeetrit Camino de Santiagot ja õppisin akupunktuuri ja käisin igast nõidade juures. Ükskõik, mis mul ette kuskil tuli on ja seda ma teen. Otsustasin lihtsalt, et nagu elu toob mulle ise need asjad, mis peavad siis tulema. Ja tegelikult oli hästi nagu huvitav protsess, et kelle lähegi võimalik, et võtke see aeg nagu maha enda jaoks, kui te olete piisavalt kaua nagu midagi teinud, et natuke selgeks mõelda enda jaoks, et asju. Ja mis mina avastasin, et ühel hetkel ma jõudsin siis, ma viisin lapse hommikul kooli kell 8 ja siis ma sõitsin Baltika kvartali taha parklasse
sest mul oli sihuke tunne, et ma ei ole saanud käia poes nii palju, kui mina tahan ja osta neid kõik ilusaid riideid, mida ma tahan, sellepärast, et ma olen juba ohver olnud, ma olen kogu aeg tööl käinud, mul on nii raske kogu aeg olnud, onju, ja ma pean seda endale saama, onju. Ja siis ma istusin seal kell 8 hommikul ja ootasin, et pood siis kell 9 lahti tehakse, onju. Mõtlesin, et mida ma teen, nagu, et mis asi see on, et see on kõik sul siin, onju, mida sa endale kogud ja kuidagi nagu stressad siia endale. Ja noh, siis ühel hetkel ta lihtsalt tuleb nagu lahti mõtestada enda jaoks, onju. Et tegelikult ka kõik, näiteks mul üks hea kogemus oli mul ühe kolleegiga, kes oli ka mingil põhjusel hästi stressis ja siis ta tuli üks päev räägib mu juures ja siis ütleb, et kuidas sul tundub, kas ma lõhnan halvasti kuidagi. Ma mõtlesin, mis mõttes on ja siis ta ütles, et ta tuli hommikul tööle ja siis üks meeskolleeg oli oma arvuti taga ja ütelnud talle tere, aga tegi niukse nagu ja ta oli täiesti kindel, et see oli temale, onju, ta oli koridori teises otsas põhimõtteliselt, onju, teine oli oma toas, onju. Et kuidagi me hakkame enda jaoks nagu mõtlema mingisuguseid asju välja ja siis me elame nendes. Ja siis me elame ja noh, ja muudame oma elu kuidagi juba nagu halvaks, onju. Tegelikult keegi ei tee meie elu halvaks, ise teeme. Aga mul on paar trikki või nippi, mida ma teen. Ühe õpetas mulle Mare Pork. On väga nõme nagu kuulata, aga väga äge teha, on see, et mõtle enda jaoks mingisugune asi, mis juhtub päeva jooksul mitu korda ja siis rõõmusta selle üle. Näiteks temal oli see, et kui ta paneb tule põlema, läheb WC-sse, paneb tule põlema, siis ta rõõmustab selle üle. Et sul oleks päevas neid rõõmustamise momente ja sa saaks aru, kui nõmedasti sa oled ennast kuskile krussi keeranud. Ja teine on mul nagu nende sundmõtetega on mul rong, mitte ainult halbade mõtetega, vaid headega ka, kui need head mõtted piisavalt nagu kogu aeg tagasi tulevad. Ma teen halvad mõtted, ma siis teen niimoodi, et ma pakendan nad nagu ära, ütlen, okei, tulid, nii tore, mine siia rongi peale, sõida minema, et praegu mul ei ole su jaoks aega, tegeleme hommikul näiteks, kui nad õhtuti on. Ja siis ta läheb minema, jube hästi lähed minema, väga kummal. Lähed minema korras on ja siis, kui ta nagu mingi mõte nagu sul kogu aeg ikkagi tuleb uuesti nagu selle rongi pealt jälle tagasi on ja astub jälle, lähevad uksed lahti jälle, ta on kohal on ja siis tõenäoliselt on see teema, millega tuleb natuke põhjalikumalt nagu endas tegeleda on ja otsida neid põhjuseid ja neid juuri, aga noh, ühesõnaga tuleb jällegi leida nagu seda aega, et korra aru saada, mis sul siis toimub, miks ta toimub, mis protsesse nagu endas on. Ja aitäh, nagu me Tartust tulles siin Evelin ütles, me anname naistena endale pidevalt hinnanguid, et me võiksime ka sellest loobuda. Ja meestena ka, jah, aga me rääkisime jälle naistest. Ja Merilin, mis sinu meetod on? Nipp või trikk? Ütleme nüüd, et see teema on tegelikult minuga kaasas käinud juba 7 aastat. Ma olen 2 korda väga õnnetult läbi põlenud niimoodi, et ikkagi pidingi täiesti ravima ennast. Ja tänu ühele sellele esimesele väga karmile korrale ma avastasin sellise lihtsa asja nagu kognitiivteraapia. Et ma käisingi selles mõttes sain ravimitega sain mingid ühendused endas lahti, sest ma olen alati olnud väga sensitiivne. Mitte selline, et ma lähen iga asja peale nutma, aga ma elan väga intensiivselt enda tundeid läbi, ka teiste tundeid. Nüüd, kui ma töötan inimestega, olen inimeste juht iduettevõttes, kus iga päev on mingisugune error või midagi on halvasti või isegi kui midagi on hästi, siis ka see emotsioon, ma kõik elan selle läbi. Et ma olen pidanud treenima ennast, et kui tekib selline olukord, kus ma tunnen, et ikka on väga ärevaks läheb asi, siis ma jälle võtan need siuksed treeningkava oma ajule lahti ja hakkan seda tegema. Ma olen aru saanud, et vaimse tervisega tegelemine ongi nagu trenni tegemine, sa pead seda elu lõpuni tegema, iga päev. Vaimse tervise muskel. Just, täpselt. Et see ei ole see, et ühe korra võtad 6 kuud antidepressante, teed kognitiivteraapiat, nüüd on korras, nüüd on elu lõpuni kõik okei. Et sellega on täitsa tõsiselt iga päev vaja tööd teha, loomulikult ka päris trenn aitab. Et mina kasutan ujumist, kus ei ole võimalik isegi nutiseadet kaasa võtta, sa lihtsalt oled sina ja vesi. Et sellised asjad aitavad, aga jah, ka see, et ma ei süüdista enam ennast, et ma olen väga sensitiivne inimene, et vist selle kohta on isegi olemas termin, et highly sensitive person. Neid on umbes 20% inimestest kogu maailmas ja selline asi
tekitas minus tunde, et ma ei olegi lihtsalt mingisuguse emotsioonide pundar või et veider, aga et see ongi okei. Ja sa lihtsalt peabki sellega tegelema igapäevaselt ja mitte laskma endast kõike võib-olla niisuguse intensiivsusega läbi, nagu ma alati seda teen. Aga samas ega seda eirata ka ei saa, sa oled selline, nagu sa oled. Aga rääkimine aitab tohutult palju ka inimestega, kellel on üleüldse kasutama häält. Räägi nendest asjadest, sest et tõenäosus on, et ka teised inimesed elavad täpselt neid samu asju läbi. Ja see jagatud mure asi on väga tõene, sest kui sa juba lihtsalt saad rääkida, need inimesed jagavad oma nippe, et jah, enda vastu tuleb aus ja veidi hellam ka ilmselt olla, et tõesti me anname endale igapäevaselt hinnanguid kogu aeg ja teised annavad ka, isegi kui nad ei ütle, et nad annavad, neid hinnanguid on nii palju, et lihtsalt aktsepteeri ennast, tegele asjadega, kui on hea oleks see, kui sa suudad need enne kriitilist olukorda ette näha ja kuidagi tegeleda sellega niimoodi, et sa ei lähe päris auku. Ja, sest me ise tunneme ennast ju kõige paremini ja kuidas keegi teine saab anda meile siis hinnanguid. Eelkõige loobume hinnangutest enda vastu ise ja siis ei ole ka teistel õigust neid niimoodi kriitiliselt anda. Tahad kohe sõna? Ma jagan ühe oma nipikese ära, ma annan sulle siis kohe sõna. Kuidas mina teen? Mitte see, et ma vist ei olegi auku langenud. Ükskord meil oli küll väga raske aeg, kui meie Läti aktsionärid või partnerid otsustasid meie firma nii-öelda ära kantida ja me saime sellest viimasel minutil teada ja siis me olime suures augus. Ja kuidas me siis sellest välja tulime? Tulime niimoodi, et minu partner mees istus, muidugi me tegime ka asju koos selle olukorra päästmiseks, aga valdavalt ta istus, hoidis pead kahe käega kinni ja haudus kättemaksu. Aga mina teadsin, et asjad on vaja ära teha ja töötasin ööd ja päevad ja tõestasin ära audiitorile, raamatupidajale, kohtule, et meil on õigus, et mind käivitab töö. Aga see töö on ka teine oht, et kuidas sa sellise orav rattas pealt maha saad, et meil on üks väga lihtne nipp. Eriti oli see siis, kui ma olen kodukontoris, kui ma käisin veel päris kontoris, oli see, et ma molutan laupäeva hommikul otse kohe ära ja ma teen seda mitu tundi, sest pärast enam ei ole aega, kui sa ennast käima lükkad. Ja see töötab, see on nagu super asi, eriti tööinimesele nagu mina. Aitäh, Tiina. Ma mõtlesin, et meie paneel läks liiga ilusaks. Ma toon natuke musta tooni ka sisse. Ja, et niisugust kainestavat duši. Minu hoolealused, ütleme siis nii, või need inimesed, kes on tulnud kas konsultatsiooni või sattunud siis minu juurde, vahest on sellises eelseisus, et sinna musta auku kukkuda. Ja siis ma olen neile rääkinud ühe loo, kuidas saab sellest indikaatorist, kuidas saab seda indikaatorit endale. Ja ühel ilusal molutamise päeval, kui ma järjest vahtisin kõiki seriaale jutti, mis aga telekas tuli, seepärast, et mul on selline nullpäev, kus ma isegi ei vajuta nuppe. Puldil tuleb, siis tuleb. Ja oli üks seriaal, kus jõudis süžee siis sinna, et poeg, kes oli oma isa toonud siis hospidesse, tegemist siis dementsuse või selle Alzheimeriga, küsib siis selle raviarsti käest, et kuuled, aga mis see haigus nagu tegelikult on? Mis asi see on? Ja arst ütles, et tead, see on see, kui su iga päev hakkab selliseks pidevaks küünlapäevaks, déjà vu'ks muutuma. Ja see ei ole see déjà vu, mille kordus see soovib. Siis aju hakkab seda kustutada, et su keha valus ei oleks. Ja siis küsib arst, film on ju seal, on ikka draama sellis, ja küsib, et kas sina elad sellist elu, et kui peaks juhtuma nii, et sa jääd mingisse päeva kinni. Kas oleksid õnnelik? Ja minul 0 päev. Ja parasjagu tuleb siis selline mõte, ma mõtlesin, wow, aga kas mina elan sellist elu, et kui ma näiteks tänasesse päeva kinni jään? Molutamine on okei, olen küll õnnelik. Aga kui äkki tabab mind see koht, kus ma teen näiteks koolitust või räägin lugusid teile? Fine, väga hea, võib küll kinni jääda. Ja kui ma olin selle inventuuri ära teinud, et mul on ükskõik millisesse päeva ma kinni jään, et siis ma olen õnnelik. Ma tegelikult elangi õnneliku elu. Ja siis ma küsisin oma, kes minu kõrval istus või minu vastas istus, et aga kuidas sinu inventuuriga on? Ta ütles, et täitsa pekkis on. Ma mõtlesin, see ongi aeg.
muuta, sest teate mis, meil on üks elu, päriselt, üks ainus. aitäh. Nüüd on see aeg nii kaugel, et meil on aega ja ruumi vast mõneks küsimuseks. Kas keegi tahaks kohe midagi küsida panelistide käest? Jah. Ja minu nimi Piret Kaubandus-Tööstuskojast ja mind ikkagi ei painama natuke see, et kas naisi ja mehi peaks toetama või ei peaks, et mis mind nagu hästi käivitas, oli see, kui ma sain aru, et ma olin võtnud täiesti iseenesest mõistetavalt seda, et mul on kodus tippjuht. Kuidas ma selle taipamiseni jõudsin, oli see, kui ma otsisin ametlikke andmeid naisuuringutest ja sealt esimene uuring, mille ma lahti lõin, oli minu ema nimi seal. Et mina ütlen küll, et ma näen kogu aeg, kuidas naised, ma võtan nendega ühendust, me teeme 100 üritust aastas. 100 üritust. Meil on vähemalt 150 esinejat. Ja kuidas järjest naised ütlevad ei. Kadrit ma pidin veenma 3 korda. Et ma küsin, et kuidas leida see julgus endas, et ma teen õiget asja ja seda ma olen valmis teistega jagama. Mina võin vastata. See on jälle üks asi, mida ma tükk aega olen nagu mõelnud, et ma ei vasta jälle otse, vabandust, on ju. Aga ühesõnaga, 40-sel ma otsustasin, või ma sain aru, et minu jaoks on nagu nii oluline elada nii, et mul on jumalast ükskõik teiste arvamusest. Et see on nagu, ja ma kuidagi arvasin, et ma olen jõudnud sinna, et ma nüüd niimoodi saangi elama hakata. Tegelikult siis ma hakkasin harjutama seda alles. Ja kui ma sain 45, siis ma täna tegelikult ka olen nagu jõudnud sinna, kus mul on täiesti ükskõik, mida teised must arvavad. Täna hommiku tulin, näiteks sukapüksid, vaatasin, et jube tumedad on nagu selle kleidi juurde. Ma saa jube soojad on, et peaks heledamad panema. Siis läksin korra üles ja hakkasin arvatama, kelle pärast ma seda teen praegu. Mitte iseenda pärast, panin jälle sukapüksid tagasi ja tulin. Et see kogu aeg nagu märkaks seda, et tegelikult miks sa seda nagu teed. Et kas sellepärast, et keegi teine nagu ütleb midagi sulle, aga see võtab, ma just tahtsin küsida, kui vana sa oled, on ju, et kui sa rääkisid oma lugu, aga see lihtsalt võtab aega, et sa jõuaks sinna ja tõenäoliselt ta vajab ka mingisuguseid veel muid ka see finantsiline stabiilsus on ja ma arvan, et see on üks väga oluline teema, et see sama palga küsimise teema jooksis siit läbi on ja, et sul on jumalast ükskõik, mis suga tegelikult saab on ja sa tead, et sa saad hakkama on ja sa teed oma asja, teed sa nende inimestega või teiste inimestega ja siis see, et sul on julgus nagu valida inimesed, kellega sul on äge koos olla. Et sa ei raiska oma energiat nagu mingite mõttetute tobedate asjade peale on ja ütledki ja mul on üks põhimõte, mille järgi ma elan. Mul on 3 niisugust loosungit, hästi nõmedad loosungid on ja, aga ma proovin nagu nende, kui mingi error nagu tekib mul on ja peas, siis ma proovin vaadata, et millisega ma vastuolus olen. Ja üks on mul selline, mis jube hästi töötab peaaegu kõikides olukordades, on see, et ma küsin enda käest alati, et kas mu mõtted, kas mu teod ja kas mu sõnad on harmoonias praegu nüüd siin, mida ma teen. Ja jube tihti ei ole. Ja siis ma lähen tagasi jälle, ma naeran mingi lollaka koha peal, kuna keegi ütles mingi kolleeg, kes on hästi kõrge, kuidagi nagu auväärne, on ja siis ma naeran mingi lollaka nagu mõtte peale, ise tunnen, kurat, küll see on nagu, tegelikult andis nii vale signaali nagu teistele on ja siis ma lähengi tagasi, ütlen, et vabandust, praegu meil oli niisugune olukord, ma tegin nii, tegelikult see oli täitsa ebaadekvaatne on ja ma ütlesin mingi sõna, see ei olnud okei on ja tegelikult ma ei mõelnud nii on ja ma teen seda viimasel ajal kogu aeg ja käin ja parandan ennast on ja, sest ma tahan õppida päriselt ka niimoodi elama, et mul on nagu täiesti, ma olen täitsa aus nagu otsast lõpuni. Vau, me tahaks iga aasta kuulda, kui suured edusammud sul on sellel teel. Aitäh. Kas on kellelgi veel? Mina tegelikult tahaksin tulla eilsesse päeva, et mina olen küll soovinud saada ettevõtjaks, aga pole julgust on siiamaani ja olen oma elus suurem osa ajast olnud riigiametnik. Ja esimeses elus ma olin Kodakondsusmigratsiooniametis ja päris kõrgel kohal. Ja eile oli siis jälle endiste juhtide kokkutulek. PPA prefekt, Põhjaprefekt kutsus meid restorani ja koos me siis juhtusime tagasi sõitma, kuna mõlemad elame Muugal. Uus prefekt ja kuna selles seltskonnas oli ainult 2 naist. Mina üks, kes oli siis endiste juhtide hulgast
kõik ülejäänud olid mehed endistest juhtidest ja 1. jaanuarist alustab üks noor naine. Ja siis loomulikult läks autos jutt selle peale, et kuidas te leiate endale juhte kõrgetele kohtadele politseisüsteemis. Politsei ja piirivalve on praegu. Ja seesama prefekt ütles, et ma ise otsin naisi. Ma otsin naisi, mul oli 11 naist. Kõik ütlesid ära, et nemad ei sobi kohale. Ja lõpuks üks, kes siis kandideeris, sai selle koha endale. See on tegelikult meie naiste tohutu puudus. Me kogu aeg ennast täiendame, kogu aeg käime, näiteks mina käisin nüüd Aafrikas, eks ole, olin seal, et ennast niimoodi veel kord tõestada, et sa oled hea, tubli ja julge. Aga tegelikult me oleme juba seda ammu. Aga ütleme selle siis välja ka, et me oleme nõus kandideerima ja tahamegi kõrgetel kohtadel olla. Aitäh. Ma võib-olla kommenteeriks lihtsalt seda, et ma olen täiesti nõus, et naised peavadki olema julgemad, aga ma jällegi tahaks üleskutse teha ka nendele mõnele mehele, kes siin saalis on. Võtke neid naisi siis kuulda. Näeme seda siis ja laseme neil seda teha, sest et ütleme nüüd, et iduettevõtluses ja ilmselt ka mujal ma olen ka natukene riigiga töötanud, et tegelikult näeb seda, et kui naine teeb kõvemat häält, siis on ta emotsionaalne ja selline liiga julge ja emotsionaalselt ülesköetud naine, aga olgem ausad, ma olen ka väga palju emotsionaalselt ülesköetud mehi näinud ja võib-olla isegi viimasel ajal rohkem. Et kuidagi kuuleme siis neid naisi, kes on julged ja julgustame seda. Ma olen väga nõus ja täiendan, et ka naised kuulake naisi. Kindlasti. Ma jälle tahaks selle vastandamise nagu maha tõmmata siit, et mind on karjääris väga aidanud mehed ja näiteks meil on büroos on palgasüsteem, mida me katsetamegi, nii et me võtame nimed tagant ära ja me pakume palka inimesele, meil ei ole palgaläbirääkimisi. Ja just sellepärast, et see oleks aus kõigi tööperede suhtes, on seal naised või mehed on ja näiteks täna hommikul nüüd, miks ma jäin ka siia hiljaks, oli Äripäeva arvamustoimetusest tehti meile ettekanne ja rääkisime siis, kuidas kirjutada head arvamusartiklit ja Äripäeva inimene ütles, et nemad otsivad Äripäevas väga naisi, kes kirjutaks arvamusartikleid, kuna nende profiil peamiselt on lipsuga mees. Ja nad ei taha seda ja nad asendavad lipsuga mehe artikli juures näiteks, kui lipsuga mees kirjutab artikli, asendatakse mingi muu pildiga, teha see pilt või mingi muu trillulaan ja kui naine, siis sinna pannakse naise pilt, kujutad ette. Ja see on üsna meeste juhitud organisatsioon. Minu arvates mehed väga toetavad naisi. Ja me ise oleme need, kes peame selle sammu nagu tegema, et siin ei ole meestes see probleem kindlasti mitte. Ja, ainult väike remark. Et ma olen sellega väga nõus, sest tegelikult on ka naisi, kes tegelikult on need, kes võib-olla seisavad teiste naiste edulees ja ma tahaks, et ka see ära lõpeks. Jah, ka see on väga oluline asi, just nimelt, et tunnustame siis ise ka ja ärme oleme ees teiste teel, sellepärast, et meil kõigil on võrdne võimalus. Aga väga suur tänu teile, panelistid, minu arvates oli väga huvitav kuulata teid ja saame oma konverentsi lõpetamisega vist edasi minna, aga suur tänu teile veel kord. Aitäh! Aitäh! Andamid ja kingitused, aitäh sulle! Aega parajaks. Suur tänu, see oli väga inspireeriv paneel. Kell on saanud 4:05. Ma ei tea, kuidas teil, aga minu meelest meil on olnud väga-väga põnev päev, täiesti siiralt väga põnev päev. Väga palju on siit võtta koju kaasa ja enne kui ma siit päris viimasteks sõnadeks annan Reedale mikrofoni üle, siis mõtlesin, et ma tahan rääkida ühe loo endast see päeva lõppu julguse võtmes. Mina resoneerun nende teemadega väga hästi, millest meil täna on juttu olnud. Aga mina näiteks allkirjastasin 25 minutit tagasi ukse taga üürilepingu kolimaks Kuressaarde.
kuhu ma olen kodu otsinud väga pikalt. Ja minu tööandja on olnud ülitoetav selles osas, et minna ja teha oma tööd südamega mujal ja miks mitte täna ühte valdkonda ehitada üles Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumist Kuressaarest. Mina näen seda üliolulisena, et me võtaksime seda julgust ka minna mitte ainult kõikidel nendel teemadel, millest me siin rääkisime, lihtsalt me seda regionaalset aspekti puudutasime natuke vähe. Ma tahtsin selle loo siia päeva lõppu teile lihtsalt tuua, et naised ja ka mehed oleme julged tegema neid otsuseid, sest minu meelest mitte midagi meie töös ei kannata. Kui me suudame hoida oma võrgustikke, kui meie töö seda võimaldab, siis koroona-aastad on meile näidanud seda, et me saame teha kõike ja absoluutselt igalt poolt, kui me ainult ise tahame. Nii et suur tänu päeval olijatele. Reet saab teha päeva lõppsõnad ja öelda omalt poolt veel viimased mõtted teile kaasa. Ma loodan, et igaüks korjas täna midagi südamele ja midagi mõistusele selle päeva jooksul. Ja see meie mõte ongi, et saab suhelda, saab targemaks ja saab järgmisel aastal jälle kokku tulla, kui mitte varem. Ja nüüd päris lõpuks tahaks tänada neid, keda pole jõudnud tänada vahepeal. Kõigepealt päevajuhti ja Anneli. Ma lubasin, et see paks raamat ja veel midagi muud. Ja siis muidugi meie ankrut siin nendes tornides Kaupot. No, aitäh. Ja Kaup on juba ammu selle raamatu välja teeninud ja saanud, nii et tema enam ei saa. Ja siis ma tahan väga suure tänu öelda Mainori majast Pille Laubile. Pillet ei ole minust enam, jah? Et ma annan sinu kätte ja sa annad selle edasi. Ja siis on meie vana tiim, kes kogu aeg need aastad on siis koos seda vankrit vedanud, et ikka tuleks jälle üks naiste ettevõtluse konverents ja need on siis Riina Piigli, tule sina ka, ja just jooksis minema Margo, sest tal oli järgmine kokkusaamine, nii et niisugused lihtsalt mälestuseks. Nii. Ja siis ma muidugi tahan tänada Enuti vabatahtlikke. Neid hommikupoole oli palju rohkem kui õhtupoole, sest siis asi hakkas juba rohkem sujuma, aga siin ikkagi mõned natuke külmetavad vabatahtlikud on. Et Sirje, Marika, kas meil siin on veel kedagi? Seal ukse taga on veel mõned külmetavad. Need kokku oli meil vähemalt 10 head vabatahtlikku, kelle najal täna kogu see asi ka toimis. Et nendega me järgmisel esmaspäeval, meil on enam-vähem niisugune komme, et eks järgmisel esmaspäeval võtame asjad kokku ja siis täname üksteist veel kord. Nii. Aitäh, ma jätkan ka kiire tänamisega siis Ankrut ja juhti MKM-ist. Aitäh, Kaupo. Tundub juba, et me oleme nagu 100 aastat sinuga koostööd teinud. Aitäh. Ja Reet sai ilusa luuletuse juba, aga Reedal selline paremkäsi ja vasakkäsi Marion Ründal on ukse taga ja ta ei olegi saanud siia sisse tulla. Äkki te kutsuksite sisse, et tegelikult on Marion sellise taustatööna metsikud palju. Palun tule. Nii et suur aplaus Marionile. Ta vist tuleb täna esimest korda siit uksest sisse. Aitäh sulle. Ja sellega me kuulutame meie konverentsi lõppenuks, et kohtumiseni aastal 2023.